Ma räägiksin mõned olulisemad punktid, mida on vaja selle jaoks, et võtta koju habekaam ja pakkuda talle siis mõnusat ja vastavalt vajadusele kodu. Kõigepealt terraarium, mis peaks olema piisavalt suur, laiusega vähemalt 1,5 meetrit. Mida suurem, laiem, seda parem, sest habekaamid kasvavad üsna suureks. Nendel on ka pikk saba ja seega on vaja neil laiemat terraariumit. Kindlasti väga oluline soojalamp ja UVB-lamp. UVB-lamp imiteerib päikesevalgust ja takistab erinevate luustikuprobleemide teket. Kindlasti terraariumisse aluspanu, selline kõrbe savi liivasegu, kookosmuld ei ole hea variant, see on selline pehme ja hoiab niiskust, aga habekaamid on kõrbeloomad ja nemad tahavad kuiva keskkonda. Erinevaid oksi ronimiseks, taimi, kindlasti peidukaid, kuhu ta saab ennast peita või ka talveperioodil tukkuma minna. Habekaamid söövad putukaid ja värskeid rohelisi salateid. Esimene eluaasta, kus nad kasvavad, nende peamine toidulaud moodustab putukatest, kilgid, ussikesed, prussakad ja kindlasti harjutada ka erinevate roheliste salatitega, et juba noores peas harjuks ära nende salatitega, et täiskasvanu eas ei oleks neil mingit vastumeelsust rohelistele salatitele. Ja pärast 1 aastat habekaamide toidulaud moodustab 80% rohelistest salatitest, ehk siis mõned putukad ühes nädalas anda, kuna habekaamid ei liigu väga palju oma pesas või kui nad välja võtas, nad lähevad ka mingisse kohta nii-öelda pikutama, siis võivad nad minna ülekaaluliseks, sellepärast ei tohiks anda iga päev neile putukaid, kui nad on vanemad kui 1-aastased. Kindlasti habekaame regulaarselt vanitada. Meie vanitame selline 1-2 korda nädalas. See aitab kaasa nendele nahavahetusprotsessidele ja hügieen on ka korras. Eltsil ka siin hakkab nahk jälle vahetuma, saba natuke teist värvi. Ja meie Eltsile nüüd viimasel ajal meeldib kakada ainult oma pisikeses kausis, kui me vanitame, siis soe vesi kuidagi lõõgastab ja siis tal tuleb see kaka ilusti välja. Et tema enam oma pessa ei kakagi, selline puhas loomakene on tema. Ma arvan, et enamasti said nüüd mul kõik vajalikud asjad räägitud, et su habekaam oleks sinu kodus õnnelik. Kui sul on veel mõningaid küsimusi, siis jäta mulle siia kommentaaridesse ja ma vastan sulle.